pasažieri. Gatavojoties ielidošanai, lūdzu iepazīties ar drošības sarīkojumu šajā lidmašīnā. Seda kurda. Sēdekļa kabatā jums priekšā ir drošības karte. Armeenias. Tajā ir norādes par lidmašīnas izejām. See peaks Big Mac indeksi järgi olema üks soodsamaid riike maa peal. Ja see on lapse aevastab. Ja väike häkk, kui teil on Go3 tõmmatud igasugust sotti, mida vaadata, ja see on aegu pärast, sa ei ole seda vaadanud, siis lennuliin kuupäev tagasi, nii kaugele kui on vaja, pane paar päeva varasem sellest aegust tähtast ja saab vaadata kõiki asju. Nii et Go3 ja ostsid business klassi piletid või? mis asja? Ostsid business klassi piletid või? Jaa, ma ostsin business klassi piletid, sellepärast et tuki lihtsalt tiibel peale. Mitte kuskil panna ei ole. Ja siis vähem vaeseid kohale jõustada nali lambist pandi meil siia teisele, me oleme sõbi rotid ja need on kõige odavama piletiga. Ühesõnaga, kui on 3 tundi lendude vahel aega, siis tasub tulla õue, käia Pilla marketis 10 minti ja väike heine ja 3 korda odavam kui lennujaamas. Ja nüüd kõik need stewardessid lähevad mööda, tervitavad meid oma hotellidesse, meie teeme kõik. Ja vaatame, jänkusid, jätisud. Noh, meil on uus lennufirma. Ja Austrian Airlines ja välja näeb nagu Turkish Airlines samasugused punased turvavööd. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Austrian Airlines Fluges. Lätlaste lennufirmal ei ole ühtegi ekraani, aga üleval isegi ka ei ole. Nii et postibuss põlved on vastas, seda pole ka olnud juba 5 aastat vist. Nii et saab olema põnev reis, aga me ei vingu. Lennuk on aastast 2013, selle kohta näeb viisakas välja. Nii pisikene on see toakene, on ju. Üldse ju inimesi ei ole järjekorras, on ju. Tere tulemast Armeeniasse. Kell on öösel, ma ei tea, Eesti järgi 2, aga siin on vist 4. Nii, oleme kohal. Mis on reisi kõige tüütumas? See, kui sa tuled siit lennukist maha ja siis hakkad minema sinna passikontrolli ja seal on 600 inimest enne sind ja siis me jõudsime lõpuks selle tädi juurde ja tädi lõi meie passid lahti ja küsis, opa, te olete käinud Aserbaidžaanis, mis te seal tegite? Nimelt need omavahel siin ei saa üldse hakkama. Me pidime selgeks tegema, et me oleme turistid, midagi pole teha. Tahame käia kõik riigid ära. Ja siis peedistas ja siis ütles, ma olen Eestis käinud, ma olen Haapsalus käinud, ilus linn ja Tallinn on ka ilus ja järsku oli normaalne. Onu jättis hobuse lasipuu äärde ja tuli püüdma turiste. Ja muidugi hakkas kauplemine hotelli viimisel 25 kohalikust peale ja õnneks lõpetasime 15 peale. Ossa poiss, kus on pill? Vento! Sellega on maailmale juba paar ringi peale tehtud, ma arvan. Ägev! No, kuidas tundub? Siuke sõjavõitja, et päev pole. Esiaken on segamini ja turvavöid ei ole ja... Это возьми. Возьми. 10-20 евро на укар, вот такой так. Он go Armenia. Artur, who speak English. Okay. Understand? On go na Mounti, Portes, Kõva äri käib, et temal siin poeg teeb kõva uhke jeebiga sõitusid, tead. 10-15 € 000 viib kuhu vaja. 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 10-15 € 000 viib kuhu va
natukene käib, et saaks siit künkast üles, aga ei vea välja. Ei vea välja. Siin ei ole sidurit ka olla. Nupust käivitusel. Moodne. Tundub, et läheb. Pea käib lakki, kilaki, kolaki. Nüüd hakkab ralliteega veel. Ma kukun siit uksest välja varsti. Kes meil auto juurde? Kes meil auto juurde? Ott. On jah. Tundub küll, kui Ott vanaks jääb, siis lõidab ka inimest. Midagi pole öelda, kui Kell 6 hommikul. kell 6 hommikul vaatad Araratti. Ja slamm on ka siin all natuke, aga tegelikult on äge vaade linnale. Vaatame tuba ka või mis tema meelest toaga üldse. Toaga on nii, et nad ei leidnud meie reservationit. Ja siis ta lihtsalt võttis meile ühe toa, kus on See on mingi suitsukonid maas. konid on. Siin on terve rõdu täis, ma ei tea. Ühesõnaga siis praegu esimeseks öökeseks saame 2 tavalist väikest poikutada, küll me mahume ära ja saame natuke tududa ja hommikusöök on kella 11-ni mucho bueno. Peller on ikka või? Äkki on, vaatame selle juurde hiledalt. Vabandust, aga ei tulnud kaasa. Keel on seda me nätutame siin. Aga kui maksate 15 eurot rohkem, siis saate. See taksojuhile või? Jaa, jah. Seda sa alguses saad 20. Aga mu venna. Pesta saab, Magada ka saab. lasta saab, Mu venna. küll me saame hakkama. Oma on see hotell. Head ööd. Nii saame upgrade'i. Ühesõnaga öösel ei leidnud meil õiget tuba, nüüd on see õige tuba leitud, aga näed seal sume paistab sealt ja passu saab minna ja midagi ei näe praegu. Aga me oleme nüüd siit, me lihtsalt kolime basseinile lähemale ja suuremasse, mõnusamasse tuba. Keldrisse. Kes tahab, saab siit olla meeldata ja Aga muidu näeb viisakas hotell välja. Kuigi see on nagu 3 tärni. Niimoodi pesumaja on eks ju natuke kubedam ja vesi viidi minema. Ei on laua peal. Jah. Näe nii, lapsel on eraldi tuba nagu. Ja meil on siin kõik võimalused palju vahvamad. Aga hind oli kuidas, no sa pole maksnud veel. 23 eurot inimene öö. Sisaldab hommikusööki, Basseini. sooja basseini ja kõik jutud, rõdud, kenad, nunnud, värgid. Aga väga norm rõdu ju. Ikka või normrõdu. Minu arust on ka väga okei, siin saab isegi naabritega juttu rääkida. No roosid. Tere tulemast Talma Mool. Teeme selle raske osa ära, reiside kõige raskem osa alati poest poodi, midagi vaja ei ole. Ja siis homme lähme juba vaatama vaatamisväärsuseid ja kondama ringi. Aga siin on teil võimalus ka kinnisvarasse investeerida. Osta tare, kurjus praegu koju minna ei saa, kõik on ühesugused. Ja
vaatame siis, kuidas on siin see hinnataseme. Peaks olema soodne, kuigi laps ütles väga tabavalt, et kui Big Mac Index ütleb, et riik on väga soodne, siis kuidas nad seda ütlevad, kui siin McDonaldsit ei ole mitte ühtegi. Tegime väiksed soetused, ahvatavad jäätised paistsid ja nii. Need on hea. 15 eurot ja 85 senti. Hea küll, kõik asjad ei ole veel kohal. Mis veel tuleb siis? Sa ei pigista mu käest seda välja, sest sa ei tea. See on Dubai šokolaad. Saabusid ka tegelikult põhjused meie kõrgete arvete kohta. Šampoonti kohvi sulle emme. Aitäh! Ja ma söön Dubai šokolaadi. Nii, räägime siis natukene ka Armeenia hindadest. Mida tuleb tunnistada brändipoed, igasugused Puma-poed, Nike-poed, mida iganes me läbi käisime. Mina ütlen, et hinnad on kallimad kui meil. Sott on tossu paar, siin ei ole mitte midagi teha. Kallim päriselt ka. Räägime toidukaupadest, siis pakk piima tuleb kuskil 1,20-ga, 1,15, oleneb, mis piima valid. Siin riigis miinimumpalk on 173 eurot, keskmine palk jääb kuskile 700 euro ümber. Ehk need inimesed teenivad poole vähem kui eestlased, miinimumpalk on isegi veel väiksem ja munakarp 1,40, hinnad on nagu meil täpselt samamoodi. Nii et te võite soiguda, kui halvasti Eestis on, mina ikka veel ei ole nõus. Ja gaasiliiter näiteks, kui autoga tuleb gaasiga sõita, meil maksab 90 senti, siin oli vist 26. Nii et gaasi hind on odav, aga muus osas minu arust ei ole väga vahet. Kuna ma eile just pidin seda kliendile ostma, siis ma tean, et meil maksab see umbes 9 eurot, soodukaga saad ka 8-ga, siin on 19. No jaa, toidupood. Põnev süsteem. Ühesõnaga, siit läbi võtab kohe lõkskoti lahti, lauga saab kotti ja siis kott sõidab siia ja saab oma kontsult siit kohe võtta. Super äge! Üks asi, mis Armeenias on ägedam kui meil, siin saab tellida omale Veoliast ka konteinereid, mis on suurte ratastega. Jah, nii et su prügi sõidab ise ära. Ei pea panema tänava äärde ja keegi seda korjama, ise sõidab ära. Jah, Veoli konteiner. Jah, kui lihtne. 2000-ndatel ei olnud selliseid autosid ammu enam. Vot see oli 1980. Siis võib-olla oli selline asi. Populaarne auto, see oli ainult auto, mida jaksati vähegi osta ja see on midagi muud Zaporozhets. Vot siis täna neid peaaegu enam pole. Lähme Lada. Lada oli ka hea auto tol ajal. Lähme Lada. Noh, shoppame. Saime lumekuuli. Noh, gängstad tooksid. No kõik lahe tuleb sinu poole 10 hulkuvast koerast poolsed kängud. Päris crazy jah. Paamised elajad. Kuidas tunne on? 60 lennukid.
tunne on tore, soe on, mõnus on, sõbralik on, ilus on. Turu peal tundus, et on ka soodne ja oleme väga rahul. Minu arust küll on väga vahva. Mis teete? Kas taksot on vaja kaua oodata? Ja. On taksosid, mida peab pool päeva ootama, jah? Laps, mis see on? Oli õige number või? Sa pidid numbrimärki vaatama. Hello! On dream come true või? Jaa. Mees, mis teed? Vaatan YouTube'i. Kus kohas? Me oleme 3 tundi möllanud, et saada sulle Cybertruck. Kuidas siis paistab? Umbes nagu värised või? Siin on mingi pisike televiisor. Ja näed, ka tema siin näitab ilusti, mis meil siin ümberringi toimub. Ja täiesti see maailma kõige populaarsem kuubik ta on. Tuleb öelda, et päris mugav on. Mis sul laeb siin YouTube? Väga ruumikas. Ma ütlesin, et teil on kiiret. Jõhker kiirendus ju. Kohe istmes kinni täiesti. Ai, that's crazy, that's crazy. Kahe 7 sekundiga 0-100 on see auto kiirendus. Kui tavalise autoga taksosõit maksab 6 eurot, siis see maksis 26. Aga no, laps on tahtnud eluaeg näha Cybertrucki ja ta ei ole kordagi saanud näha. Ja nüüd sa näed esimest korda ja saad selle sisse ka istuda. Oh. No on äge, jah. Tere õhtust! Kell on kohaliku aja järgi 10:30. Kodus aga on 21, nii et... Aga vaata, seal on ka mingi väike pidu võib-olla. Ja, ma arvan, et see on nendel mingi pidu siin. Ühesõnaga, me sattusime tulles hea reitinguga söögi kohta hoopis teise, sest seda vana siin polegi enam. Ja siin on nii tutikas, et saad aru, lauad on, kõik on tutus, toolid, kõik on täiesti Ja nad on tutikas. Pepsiga. Ja toodi menüü ühtegi hinda pole. Mina sooviks ikka mõne hinna ka teada, et muidu tõmmatakse kott sealt kaelani pähe ja kootakse müts pähe. Ütles vabandust, et me alles homme avame. Te olete täna meil proovikas.
nii et me oleme siis need testijad, kui me ära ei sure, siis homme on avamine, eks ju. Kui juhtub, et ei ole nii hästi. Ma ei taha nüüd süüa. Aga joogiks võtsime siis kohalik Armeenia toodang Barbarissi limonaad, siis kohalik Armeenia toodang Virsiku limonaad ja siis üks Peppis ka. Ja nüüd ootame siis kana. Kõigepealt tahtsime šašlõkki öelda, šašlõkkid on ainult 3 tükikest, ärge seda võtke, toome teile kohe terve kana, siis on palju liha. No hea küll, vaatame siis. Ja palju liha peaks olema siis 11,50 eurorahad. Ja sellest pidi siis kõigile jagu. Konte, lutsutada. Vaatame siis, kuidas läheb. Lõhn on küll See on see hea, Klaas on selle jooks. et sa teaksid, ma olen varem seda Barbarissi kommi Eestis Barbariss on see. Barbariss, okei, ma ei oska öelda seda. Aga mulle väga meeldib see komm ja üks päev koolis meile anti seda nagu mahla ja siis nagu ma otsisin siukest nagu samasugust asja, kui sa ütlesid see Barbarissi, ma kohe võtsin selle. Täiega hea, täiega. Jaa. Aga tädi ise kiitis seda. See pidi kõige parem olema, kõige parem nendest. Mida sa vahetad? Tõsteti välja juba sellest Ja pead uue küsimust. Ja proovime siis kohe. Ossa, vahutab küll nagu oleks obene tulnud kerkost ja last tähendab, anna ma proovin. Lõhn on küll väga hea. Mingi komm oli lapsepõlves. Nii ja naa, need on nagu lapsepõlve lobida. Väga head tõesti need kohalikud limonaadid. Nii et sipan. Vaatame nüüd, kuidas sipan. Pärast on 10 euri putter. Itaalia Brainrot on Cimpanini Bananini. Cimpansini bananini. Siit ei leia vist. Nii. Palju kulus. Ei leia veel üles, et jätta review. Ühesõnaga, kallis ei saaks öelda. Armeenia kohta soodne ei saaks ka öelda. Ehk siis 32 eurot. Aga meile tehti full ekstra kohe täis kana ja pliikad ja joogid ja mitu salatit oli. Me olime nagu näljased seal. Pandi salat laudu, kadun. Toodi järgmine, juba läinud. Ühesõnaga, kõhud on täiega täis. Ja ma arvan, et 32 eurot oli täiega väärt. Nii et ma ei tea, võib-olla mina paneks 4,5 5. Lihtsalt sellepärast, et 1,5 tundi läks aega, see oli natuke palju. Aga kõik tehti ju meile. Šalala. Homme on pidu ja avamine. Vaatame, äkki tuleme ka. See on jah lähim, mis meil siin üldse on tegelikult ümbruses. Jah, siin on ka automaat. Lähme koju nüüd. Lähme hotelli magama. Tere hommikust. Lõunad. Lähme emale külla. Ema Armeenia ootab neid. Eedik tuleb meile järgi taksoautoga. Eedik peaks juba saabuma. Oi, lähme õue Eedik tuleb. Ühesõnaga kohalike vaatamisväärsustega tutvumise päev. Miik. Miik siin. Mis see on? Miik. Kõik Miik. Miik. Ühesõnaga siis Vene kuulus hävitaja Miig aastast 1947 ja on tema siin siis meil selle püha Armeenia ema saba alla tulnud tel lihtsal põhjusel, et selle asja inseneriks või üheks inseneridest oli siis täiesti kohalik armjan, nii et vägev, päratu suur, ma poleks arvanud, et ta nii suur. Esimesed drooniklõpsud Vällamaal. Õnneks ei olnud ühtegi piirangut lendamisel. Nii et kõik on de jure okidoki ja loodame, et keegi ei tule meile ka siia urisema, et midagi valesti on. Aga kaadrid on imelised, vaadake ise. Kui räägime Armeeniast ja räägime Jerevanist, siis turistide mõttes see on püha kraal. See on see koht, kuhu tullakse kõige enam. Selle külastatavus on kõige suurem ja siin on siis nimelt
võiduväljak, kui nii võiks öelda, või võiduplats või park. Ja ühtlasi siis koosneb see mitmest osast, siin on see juba kaugelt vaadatud Armeenia ema, siin on dinosauruste park, siin on jasmiiniaed, siin on vaateratas ja palju põnevat avastamist, nii et see on see koht, kuhu te Jerevanis turistina tõenäoliselt päris kindlasti satute. Nii, ajarännak tehtud, oledat häält teeb, aga ühesõnaga tulime siis dinosauruste parki, ühe korra oleme käinud varem ka, aga mitte siinmaal, vaid äkki oli Lätis või? Leedus, jah. Ja vaatame siis, kuidas siin on toime tulnud. Ainuke asi, mida toonitati, ärge dinosauruseid näppige, surevad välja veel viimati. Nii et vaatame, mis siin põnevat on. Kokku läks 21 eurot 3 peale. Harilik tritsaeraptus. Ma ei tea, mis ta meie keeles on. Aga süsteem hästi lihtne. Liikumisandur lähed eest läbi, hakkab maurama. Vaatasin, siin on ka oravad töötasid ka ilma liikumisanduriteta. Väga hästi. Ronivad puu otsast alla. Need vist on puldi. Lähe üle. Kui ise vaatad, alati see kõlar on nii kaugel inimene, et mõtled, et mingi marutavus koer on põõsas ja dinosaurus on vait. Vaataks on ära pliigi. Need noosutavad midagi. Mütsi ära kaotanud. Kuidas mulle selline sobiks? Väga hästi. Käime tiiru peale, kui keegi omaks ei võta, saan omale vägeva mütsi. Noh, ei saanudki mütsi omale. Saad jah, tuli mingi väike 3-aastane, andis molli võtsi ära. Oma värk. Saad jah. Vaatame seda mingit kala. Axolotl. Ja just, tema natuke meenutab ka midagi sarnast. Aga siuksed dinosaurid on meil olemas. Kas oli raha väärt? Ma ei tea, see 14 veebruar ära aegunud Cherry Cola kindlasti on raha väärt. Aga meil seal toas olid ju veed olid ka aegunud. Me ei virtsuta. Mis sa arvad, kas oli raha väärt 21 eurot? 7 rutsi nägu. Tegelikult oli okei. Ja nüüd €15 eest koola, et ikka kehakaal liigsesse langusesse ei läheks. Kõhurohi on see on kõhurohi. Me näeme päris ahvi. Päris looduses. Ei ole, et on nööriga kinni. No siis on vähemalt on midagi. Ei pida vähemalt maksma tasud ahvid. Tasud ahvi vahtluse. Kui see nüüd nali ei ole, on see küll hea nali. Põõsas on pärdik. Sõida välja ju. Keegi on paelatisse. Et mamseli käest küsis, kas need peldikud on kõik kinni, peldik on kinni. No hea küll, et ostaks siis vaateratta peal pilet. Kinni, kõik on kinni. Mis kinni on siin? Läksime vaateratta juurde, saab peale. Jaa, anna raha ja mine. Meil lihtsalt wifi't ei ole, internetti ei ole. Sellepärast on kinni. Vetsu saad wifi'ga. Peldik töötab ka wifi'ga vist, jah? Siin ka ei saa. Kellele mida? Ma ei tea, mis on kohalik äkk. Võis hästi õhvik seda hinna. Oli mingid mögined sinna peale. Ja see maksab mingi euro. Ma ei tea, mis see. Vaatame, kas sööme meie või söövad linnud.
noh , päris peo täis euro eest , nii et . no koju , kuidas sul läks ? eesõigu sellise 4 grammi kaaluva mingi mudru on siin vaiba vahel ja vaatame, kuidas on. Kurat, tundub vürtsikas. Aga arva, kui ma söön midagi, mida ma ei saa aru, mis see on. Aga ma ei saa aru, mis see on. Tundub, et mu naisuke saab süüa või söövad linnud. Palun. Nurk oli juba ära. Nii, kiikame kööki, kuidas käib hatšapuuri tegemine. Naksti, opa, Masterchef, super. Nii, hakkab jälle peale. Eelmisest juuksurist, mis oli meil Portugalis, on nüüd omajagu aega möödas ja tuleb siis teha ka siin väike juuksur ja loomulikult alustasime peapesust, sellepärast et õues on pigem palav ja juuksed lähevad ruttu mustaks. Ja onu tegi kiire peapesu ja natuke seepi silma, ma nutan veidi silmi punane, aga ei ole hullu, mehed ei nuta tegelikult eriti kaua on ja nii, et läheb lõikuseks. Ja maksab siis 6,90, kui ma õigesti arvan. Naksti ja kokku läks siis 6,90 oli nägu ja kõik ilmiks sõidame. Järgmisena näeme juuksurist Tuneesias ilmselt. Nii et True Cost Barbershop meie poolt 5 tärni, Mikelini staarid ja vägev. Saad siia tasub tulla ja iga peale 5 tärni need mitusada review'd, mis neile jäetud on, ka keegi andnud ei ole, nii et kõik on ainult sul 5 tärni andnud, nii et väga timm. Ühesõnaga juuksurist tuli üks kunde meile järgi ja ütles, et ma paar korda ütlesin juuksurile nagu, et sina oled boss ja sina tead, kuidas teha. Ja siis ta tuli ütlema, et see ei ole nagu armeenia keeles just kõige parem sõna. Boss on boss ja kõik teavad. Ei, meil see tähendab rohkem nagu juha või nagu lits. Sorry! Tulge meiega linnahalli. Linnahall tehti korda, eks ju, nii nagu siin projektid ammu juba Päevalehes olid 10 aastat tagasi. Nüüd sai see kõik tehtud ja selline see korrastatud linnahall välja näeb. Tegelikult, hea küll, on tegemist siis kunstimuuseumiga ja kui täpne olla, siis kaasaegse kunstimuuseumiga ja selle nimi on siis Kahvessiani kunstimuuseum, kes on siis selline suur ja vägev tegelane, see Kahvessian, kes tegelikult Armeenias kunagi elanud ei ole. Küll aga tema kinkis siis oma siis erinevate maailmakuulsate skulptorite skulptuurid kõik sellele muuseumile ja Armeenia riigile, et saaks see kunstimuuseum olla selline äge, nagu ta on. Kes küsib, võtab sealt musu. Kuidas see oli? Jah. Vot nii, aga tõesti, kui keegi kaalub, kas linnahalli rekonstrueerida või mitte, siis tegelikult oleks ju päris ilus midagi sellist. Aga meie katsume nüüd need 500 pluss sammukest teha ka sinna üles, et öösel jumala eest jalad oleks ilusti krampis mõnusasti. On ju, trenn ootab, poiss. Trenn, keka. Pool sai läbi, keka ei saa kunagi läbi. Esimese vaid trepist nüüd paled. See on 7 trepp, ma ei jaksa. Ja. Sa käisid millise ja... Mitte ühtegi.
+500 astet niki-naki ja jõudes siia ülesse, paistavad siin kardinad ja seal kardinate taga tundub olevat mingi päratu kontserdisaal või mingi tohutu venju, aga sisse sealt kahjuks ei saada, leppidel on kaelad ees. Nii et see osa jääb meil saamata, tuleb pugeldada, mis seal taga on. Suur uhkus lõppes trepiga, mis läks kottpimedusse. Mõtlesin, et see kardinad olid näha ka sealt akna tagant, et seal peab mingi suur ja võimas kontserdisaal olema, mis on lihtsurelikele suletud. Seal käiakse ainult kaviaari kahmimas näost sisse ja selgub siis nüüd tulles siia ülesse maja katusele, et polegi valmis ehitatud. Ja kõik tuled nendest linnahalli treppidest siia ülesse ja siin, kus peaks olema jäähall, eks ju, või siis Estonia, tähendab see, mis see oli, see linnahalli kontserdisaal, siin on tühjus, kaikad püsti, pole valmis saanudki. Ja edasi jätkub sealt jälle mingisugune massive monument. No nalja teete. Võtke nüüd see rahake kuskilt taskust ja tehke oma rahvuslikud uhkused lõpuni. Räägib mees, kes on Eestist, kus on linnahall. Läheb ükskord raketina muusika taevasse. Mõnus on, vaib on, tore on, tegelikult on soe, kuigi hommikul oli päris jahe. Tulime sööma ja selle söögikoha nime näeb siit seina pealt, sest mina enam ei mäleta, mingi new asi oli. Juuspidav. Ja tellisime siis omale 3 mõnusat kanasaslikut ja sööme kõhud täis ja vaatame veel, mis siin õhtul põnevat on. Tore on, mõnus on. Nüüd me tulime maa sisse, sest üleval hakkab sättima tormi ja läks juba tuul päris jahedaks. Me oleme siis Tashiri kaubatänaval ja Tashiri Streeti tänavalt ei leia, vaid see on maa all. Suhteliselt kesklinnast tulevad sellised vahvad eskalaatorid ja trepid maa alla ja siin on siis kogu kaubatänav. Aga mida peab ütlema esimesed asjad, mille hinda me teadsime, mida me uurisime, näiteks meie DJI Neo droon. Kui meie ostsime Eestis saab osta seda siis ütleme 169 eurot on droon, siis siin on see 390, mis tähendab seda, et ikkagi selline nagu meie või mingi välismaa või ma ei tea, mis iganes kaup on siin nii kallis, et see on täitsa uskumatu. Ja see on leti hind ja nii ongi. Nii et ma ei tea, vaatame, kas riideid saab soodsalt. Kallis, sai tänav läbi käidud, kallis, kõik on kallis, ei ole mitte midagi soodsalt. Isegi mingisugune made in Armeenia visuaalist turukoss on 50-60 eurot paar, ma ei tea. Ei, meie hammas peale ei hakka. See, et üks Lego, mis ma väga tahtsin, oli lennujaamas 50 eurot. Aga siin oli see 80 eurot. Lennujaam on nüüd odav, ma ütlen. Raimuga ei ole, mis meist praegu valmis meist öeldatakse. Nii põnev, nii põnev, nii põnev. Kunstnik kõik näevad meile üle. We can speak. Why we do it?
Slávkamera, jah. Nali naljaks leidsime ka ühe outleti. Outleti sõitmine võttis ikka meil 40 minti. 40 minti isegi, sest me olime ummikus ka. Ja maksis sõit 4 eurot ja 40 senti, nii et palju neljadi. Aga siin siis lõpuks on teises Irevani otsas peale igasuguseid, ma ei tea, mis ehitisi ja mingeid rääbakaid hooneid ja üleval on ka vaata siuke. Oleme jõudnud pärale ja lähme siis vaatame, kas on kuskil ka outleti hindu või ei ole. Või on kõik kallim kui mujal. Sest et näiteks New Yorkeris on niimoodi, et kui vaatad seda silti, mis seal ilusti on nende valmis kirjutatud hindadega ja arvutad sealses euro hinnast, on igale asjale pandud mingi 5 otsa, no see on ikka täitsa uskumatult kallis on siin. Nii et lähme vaatame siis, mis outlet räägib. Mitte midagi. Jumala kallis, ma ei saa aru, kui riik on, inimesed teenivad nii vähe raha, siis nad ei saagi, ma ei tea, nad ei saagi omal riidid osta. Kui, no ma ei tea, T-särgid on 8-9 eurot ja palka saad sa, ma ei tea, paar sotti. Kuidas? Aga sellepärast, et poed tühjad on ka. Nii et meil ei ole midagi hullu. Me saame veel oma palga eest riideid osta. Uskumatu. Nii, leidsid midagi või? Sina leidsid. Bangladesh Mall on see, kuhu me peale väikest AI leidis olema auto. AI leidis, okei. Aga mina tahtsin minna sinna. Ja Bangladesh Mall näeb välja nagu üks normaalne turuurgas, kus pidid olema siis kõik soodsamad hinnad ja opa, ära läbutee, ei hakka käega nükkima, vaid võtame paberid ja nagu valged inimesed on. Aga praegu siis väike lõuna siin rajooni kõrgelt hinnatud söögikohas, kus tõesti nagu näha kohalikest on kõik punnis. Mida jood? Joon õunamirindat, rohelise õunamirindat, tõesti hea. Ja teeme siis väikse kiire lõuna, peaks olema nii, et praad maksab umbes 4 eurot, nii et saame näha. Ja supi eest, mis see okroška hind on? See on nii topsis vistmoodi. Okroška on 1,15. Aga see on neil kuidagi topsis ka nagu joogina, see ei ole nagu supina. Ja siis siin on näiteks hot dogi hind on 1,72 ja tundub nagu selline soodne, väga primitiivse valikuga koht, aga rahvast on ja töötajaid on ka palju ja kõigil on tõesti kiire, nii et tõotab hea. Okroška. Jumala lahe asi. Tädi paneb aga topsi alla ja tuleb pulla tünnist. Väga põnev. Valmistatakse 10 okroškat korraga ette ja... See kindlasti üldse 10 aega. Ei. Ei. Miks? Ei soovi. Siin on kurk ja... Jaa, väga hästi. Miks sa ei soovi proovida? Ma ei soovi. Ma vaatan asjale peale, ma ei saa aru, mis on, ma ei soovi. Aitäh. Nii, okkad sai töö valmis. Nüüd nad istuvad seal umbes 4 siis on see letiline 405. Tuli nüüd lauda, ütles, et teie söök on valmis. Läksin sinna siis 5 minutit kõige tagumisse nurka, kus on leti peal siin. Selles on inimesed ise võiksid söögid ära tuua. Ma nüüd käin 3 korda ja ma kõik vaatan, kuidas ma siis võtan neid sööke. Kae, mis meie leidsime seal selja taga, igavene vuntsidega vägev vend, tema sees oli seda väge ja vägevust, igavene tore mees, see Vahan Satiskjan. See on ju Ei ole! Kaugel paistis küll, aga... Ärge hakake siin midagi paistma, see on Vahan Satikjan. Ei ole! Satikjan on, noh.
elurikkust ja pesu kuivab ja kõik on nagu päris. See on see ehe kohalik elu. Mõtle, kui vaene on Tallinna. Suitsuputkad ja... On nii siit, vaata. Kuule, kuidas räägid? Õnglusu ettevõtte. Jah, onul on huni. Jah. Aga me kohaga jõuame siia Bangladeshi. Ehe värk. Niimoodi elatakse päriselt. Väljaspool kesklinna. Ilus. Jaa. Ja siin on siis nüüd ehe turuvärk, kus kohalikud siis käivad turul, jah? Ägev. No kuidas esmamulje on? Nagu päris. Nahka tehakse. Nahka. Kui toas oli 10 koridori, siis õues on veel 50 koridori. Tohutu business. Aga hinnad ei ole teab mis odavad. Ja meile vaadatakse kõõrdi otsa. No kuidas elu käib siis? Tõmmati kalts ette ja prooviriidid ja väga lahe. No nii. No minu arust on väga äge. Keeruta, lennuta. Ära ainult liiga palju kilka, muidu on hind nii kirves, et... Kuidas turg tundus? Loobusime nii suur, et seda ei ole võimalik läbi käia kõik. Ja no ei ole mingi hullult tsooni. Rohkem nagu vaatamisväärsus olid ka. Ja noh, see, kui sa lähed nagu sinna müügiputkast kas või läbi, siis vaadatakse siis niimoodi. Siis muidugi ma ütlen, tere, ma tulin teile oma raadooma. Ma ei tea, mis see on. Ilmselt mind vahivad sellepärast, et ma olen nagu kolge, keegi ei ole nii pikk. Ja sind ilmselt sinu tatoveeringute pärast, nii ongi. Ja siis on, tulge vaadake laste riideid, laps on pikem kui kohalikud mehed. Ei vaata. Nüüd läheme Muhu leivapoodi. Ei mitte lennukiga, vaid taksoga, mis maksab 4,60. Ja Muhu leivapood on siin samas Jerevanis. Päriselt Muhu leib. Nende retsept õige must leib päriselt nii ongi. Näe, vaatame, kas vastab tõele. Kuurame. Tere! No näe, võetakse eesti keeles vastu. Tere! Päris Eestist. Nii et päris ehtsat Muhu leiva saab osta siit. Nii et väga vägev. Olete turisti. Ja muu hulgas saab siis Iidala tassist kohviga juua, nii et Skandinaavia värk ja muffinit ja...
siin saab siis näidiseid ka proovida. Krõbistada headust. Need on head. Ja Expol nad on ka siis ilusti käinud veel siin, jah. Niksti-naksti muu leib külastatud ja väga-väga vahva kogemus. Esiteks võetakse siin lahkesti eesti keeles vastu, kõik on hästi maitsev, kaasa sai ostetud küll pähklitega, küll seemnetega, küll igasugust põnevust. Emale päris õige seemnetega, Muhu leib ka loomulikult ja koha peal jõime veel usinasti kohvi ja teed ja mis sina sõid? Maailma kõige paremat. Kui te tahate proovida, siis tulge näiteks siia, siin on kõige parim muffin ja ka tee. Nii et said maailma parima muffini, jah? Ja kõik see kokku tagasihoidlik 18 eurot ainult, nii et täiega tasub tulla. Kui hea lõht tiputaki tuli praegu. Väga. Sushiga läks. Maitseb hästi või? On hea või? Kuidas sushiga läks? Nii, lõpetage minu lause. Üks sõna on puudu. See oli siiani kõikidest püürost pitadest, mida ma elu jooksul olen palju söönud, kõige halvem. kohutavam. See oli üldse hea. See oli külm, see oli maitsetu. Nii et mina läksin alt, aga noh, ei ole hullu. See on hea, et ma ei ütle lapsele, mida ta vaata sööb, et siis. Aga väga hea meelega sööb nii, et. Et las sööb ära ja siis ütled, et 8 jalad ja harilikud väänikoad ja söö nüüd. Söö. Pole ju asjadel maitsel häda, oleneb mille sees on, ei pea olema ainult 8 jalgu. Millega te sõite siis? See oli lõhe, jah? Tuunikala, lõhe, krevett, 8 jalg. Ma mõtlesin, ma teen nalja. Ei, avokaado ja kurgi. See ongi näiteks krevetiga, nii et laps sööb krevettiga. Super. Söö minu eest ka. Ma ei pahane. See on tuunikala. Vaata, nii pudiseb maha. Palun niimoodi. Kindlasti on paljud märganud poes, et kohv on erakordselt kallis. Ja ikka tahes-tahtmata läheb mõte sinna. Riik on jälle süüdi ja meie maksupoliitika, kõik on nii jõudne ja Eestis on kõik nii kallis. Aga näed, riigis nimega Armeenia, kus inimesed tublis teenindavas sektoris teenivad nippi-nappi 200 eurot, võid sa osta seda samale vatsa uba. Kilone pakk on 37 eurot ja 72 senti. See on veel poole kallim kui meil. Понимаешь? Noh, hakkab pidu läbi saama. Kinni. Hakkab pidu läbi saama. Hakkab jah. Viimased peaaegu päiksekiired. Ütleme Armeeniale tšaubaka. Oled olnud naabritest lahedam, oled olnud naabritest lahkem, aga oled olnud õudselt vingus näoga kogu aeg. Võt see häirib võib-olla. Lähed poodi, mida sa tahad. Võt see nagu, jah, et seda tohutut külalikappust ei ole siin kandis ikka näha olnud, millest räägitud on. Võib-olla see on siis, kui lähed ja paned tuhhipaki lauale ja siis saad. Aga nägid ju, kui ma kleidi ostsin, siis olid rõõmsad näod. Siis nad läksid rõõmsaks küll, jah. Aga mina ei tea, tasub tulla küll, kuigi kes tahab ja suurt odavust ja ma ei tea mida, siis ei ole. Nii nagu meile Muhuleiva poes eestlane ütles, odavam on Eestisse lennata ja osta oma riided sealt, nii et eestlased ei vingu, meil on hästi! Ja on jama, aga on hästi pigem mul. Jama on igal pool. Nad saavad nii vähe palka. Hommikust kell 2 ööl. Tuleb hakata koju minema kell 2:30 ja meile siis pakiti hommikusööd kaasa, muide alati
kui te peate minema öösel juba lennujaamas või tähendab hotellist ära, siis võite endale küsida hommikusöögi kaasa. Ja teil on selleks täielik õigus. Ja meil on siin väikest mingit küpikut, jogurtit, mingid põnevad kohalikud munad, võigu, vesi, kõik nunnu. Saame väikse ampsu. Ja ilmselt küll kohe seda ampsu ei taha, aga saame selle ampsukese ilusti teha lennujaamas. Lendame. Tablets kannst du natürlich gerne weiterhin den Flugmodus in der Hand halten. Bitte schnallen Sie sich auch jetzt ab und ziehen Sie auf das Konzept zum gemeinsamen Bankabschied. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abflug bei uns. Võtad suuremad blondid kõrvad küljest ära ja keerad Good tuidule. morning, dear passengers. Also, your cabin crew would like to welcome you on our Lufthansa Star Alliance flight to Frankfurt this morning, and the flight time will be approximately. Nii, niksti-naksti oleme Pärratus Frankfurdi lennujaamas ja siin on täitsa pull. Kohe minnakse sama autoga lifti peale. Maja on Pärratus suur ja igale poole liikumiseks läheb tohutu aeg. Aga näed, lift tuli ette, auto sõidab peale ja mahume meie ka selle auto kõrvale ära. Noh, sünnipäeval jood Air Balticu välja teenitud kohvi või? Joo. Sünnipäeval ja kinni. Kuna meil lennud hilinevad ja kantseldatakse meid igatepidi siin teistes võiki, saime 36 eurost vautserit. Ja kuna enamik kohtadest meid vastu ei võeta, siis leidsime ühe kohviku, kus lõpuks võeti. Saime täpselt 2 kohvi, ühe väike õunasaia ja jäätise 18 euro, punkt. 50 senti pidin peale maksma. Pidin peale ka veel maksma. Aga noh, mõnus hommikukohv, pole midagi. Oma kogemusest. Iga siis Frankfurdi lennujaamad jooksutatakse alati ja jääb maha ka alati. Et praegu on ka niimoodi, et meie pardakaardid enam ei tööta, sellepärast, et meie lennuk muudeti varsti 20 minuti pärast väljuvaks Oslo lennuks. Ja nüüd me peame hakkama otsima siis Lufthansa deski ja sealt öeldakse, oi, sorry, te ei jõua, nii et minge tagasi sinna teise terminali, kuhu läheb teadupärast selle tund aega. Ja igavesti lahe rääkida, nii et jookseme siis, vähemalt saame sammud täis. Säästurotid hoiavad kokku, ühesõnaga arvutasime, uudistasime ja vaatasime ja otsustasime, et kõige odavam on Frankfurdis süüa McDonaldsis lasteeineid. Lasteeine maksab siis nipin-nabin alla 5 ja no sellest saab kõhu täis küll. Ja rahva tungival soovil siis, kuna ma terve sünnipäeva pean veetma täna lennujaamades ja lennukites, pidin võtma ka omale sünnipäeva koogi. Palju õnne sünnipäeva. Paed seda olema ära muret. Ja tiidu! Asusime arutama, kui suur on ikkagi siis Frankfurdi lennujaam. Ja tekkis selline mõte, et huvitav, kui palju siin võiks olla tööl inimesi. Ja tegime väikese ajurünnaku. Koju palju sa pakkusid? 10 000 inimest. Utoopia. Kaltsu palju sa pakkusid? 2000 inimest. Utoopia. Mina pakkusin kuldse kesktee 5000 inimest. Aga õige vastus selgub nüüd. Frankfurdi lennujaamas töötab ligikaudu 81 000 inimest 450 ettevõttes. See teeb sellest Saksamaa suurima kohaliku töökoha. Kas mina olin kõige lähedamal? Jõkker!